Võrumaa omavalitsused asutasid neljapäeval sihtasutuse Võrumaa arenduskeskus, mis võtab uuest aastast enda kanda kaduvikku mineva Võrumaa omavalitsuse ülesanded ning koondab ühe katuse alla ka Võrumaa arenguagentuuri ning omavalitsuste liidu. Võrumaa arenduskeskuse loomist ajendab õige mitu põhjust. Esiteks kindlasti riigi- ja haldusreform, mille tulemusena 1. jaanuarist maavalitsused likvideeritakse. Teine põhjus on see, et meil alumisel korrusel asub Võrumaa arenguagentuur, mis on samamoodi riigi poolt asutatud sihtasutus, kuid riik soovib sihtasutust väljuda. Seega peab keegi selle üle võtma. Me räägime siin arengu suunamisest, kavandamisest, me räägime siin terviseedendusest ja siseturvalisusest ja kultuurivaldkonna ülesandeid. Loodud uus asutus vähendab riigipalgaliste töötajate arvu Võrumaal, sest kui praegu saab 3 asutuses tööd kokku umbes 35 inimest, siis uus organisatsioon palkab kuni 15 töötajat. Töökohtade arv jääks sinna 15 nagu kanti ja juhtivpositsioonidest oleks siis 2 juhtivtöötajateks oleks siis kas 2 juhatuse liiget või siis 1 juhatuse liige ja tegevjuht, kes organisatsiooni hakkaksid juhtima. Ja siis ülejäänud oleks 2 arendustöötajat, 1 töötaja, kes hakkaks tegelema terviseedenduse ja siseturvalisuse koordineerimise küsimustega, kultuurivaldkonna töötaja kindlasti, siis Võrumaa arenguagentuuri töötajad, kes hetkel tegelevad nii MTÜ-de nõustamisega, ettevõtlusnõustaja, need kõik jäävad ja lisaks veel haridustöötaja. Kuna riik enda kohalolu Võrumaal vähendab, tuleb loodud arenduskeskusel hea seista, et mitmed olulised traditsioonid reformide keerises ei katkeks. Soov oleks kindlasti need üritused üle võtta, aga suur probleem on ikkagi rahastuse probleem, et nende ürituste rahastus mõnes osas on käinud ikkagi, et osa maavalitsuse poole pealt, omavalitsuste liidu poole pealt, et nüüd, kui maavalitsuse osa ära kaob, siis kuskil neid vahendeid ju leidma peab. Aga ma arvan, et sellele vaatamata, et mingisugune lahendus kindlasti leitakse ja ma siiralt loodan küll, et sellised traditsioonilised üritused ei kao kuhugi. See ei saa kaduda, sest see on üks osa sellisest kultuuri või maakonna identiteedist. Oktoobris valitavatel omavalitsusjuhtidel tuleb muude küsimuste seas ka otsustada, kes hakkab täitma seni maavanema ülesandeks olnud maakonna esinduspersooni rolli. Esindusfunktsioon, ma arvan, et kindlasti peab säilima, et keegi peab ju maakonda esindama ja samamoodi, et väljaspool maakonda ju inimesed peavad teadma, et kui sa tahad kuulda maakonda asjadest, kellega sa pead siis ühendust võtma. Et sellisel juhul oleks selle sihtasutuse juhatuse liige või siis juhatuse esimees või keegi ikkagi on see, kes on siis see juhtpositsioonil ja on siis see president või maavanem või kuidas iganes me seda siis nimetame. Aga seda veel selgeks räägitud vist ei ole? Ei ole veel, et arutelud on veel pooleli, et meil on olemas selline esialgne kontseptsioon, esialgne pilt, milline see organisatsiooni sisu võiks välja näha, aga sellised päris sisulised ja detailsed arutelud on veel ees.